Järgmisena saab sõna Taimo Heinberg, palun. Austatud 20. relvagrenaderi diviisi veteranid oma kodudes ja teised vabadusvõitlejad ja ka JTR 200 veteranid. Mõni on ka veel siin tänasel päeval meiega oma kodudes. Tõsi küll, 80 aastat on sellest päevast möödas, mil nad siin Sinimägedes võitlesid või erinevatel Eesti rinnetel 44. aastal bolševistlike röövvallutajate vastu. See võitlus ei olnud asjata, sest see võitlus jäi Eesti rahvale meelde pikaks 50 okupatsiooni aastaks. Ja me peame ka täna ausalt tunnistama Ukraina sõja ajal, et lääneliitlased olid Stalini relvastajad ja rahastajad ning nad aitasid meid orjastada. Olid kaasvastutavad kõigi nende kuritegude eest, mis Nõukogude okupandid siin toime panid. Tõsi, lääneliitlased on osaliselt oma süü lunastanud, sest täna oleme me võimsa liidu NATO liikmed. Me võitleme koos nendega, kui täna on vaja. Aga ma usun, et kunagi enam seda 41. korda ei tule, sest Jüri Uluots 44. aastal lausus, et see on 40. sõda. Ta oli kõik need sõjad kokku lugenud. Aga ma loodan, et tõesti 41. korda enam ei tule, sest see 40. kord on neil Sinimägedest väga valusalt meeles. Siin löödi puruks 11 bolševistlike röövvallutajate diviisi ja selle vastas olid käputäis Eesti kangemaid mehi. Üle Ulootsa kutse peale tuli kokku 40 000 meest, kuigi tegelikult käis ennast kirja panemas kuskil 60 000. Aga kuna osad olid ka vanemate aastakäikude sõjamehed, siis ei kutsutud neid kohe nii-öelda kaitserindele. Kuid see võitlus ei lõppenud ju mitte 44. aastal siin Sinimägedes, kuigi selle Sinimägede sangariks on ja jääb Paul Maitla, kes väga väheste meestega, nende hulgas oli ka minu vanaema vend Arnold Karum, võitles ja võitis selle mäe tagasi. Sealt löödi nad välja ja sealt ei tulnud nad enam kunagi Eestit orjastama, kuigi siit on kõigest 200 kilomeetrit Tallinna, pidid need röövvallutajad tegema 5 korda pikema maa. Teise ilmasõja ajal ei suutnud bolševikud nii suure ringiga vallutada ühtegi pealinna, kui nad vallutasid Tallinna. 5 korda pikem maa, mõelge. Ja siit samast see Sinimäed olid nii-öelda selle Narva rinde lukk. Siit ei murtud läbi ja anti neile korralikult. Nii et see neil on, ma arvan, see 40. kord on neil meeles. Aga on äärmiselt muidugi kahetsusväärne, et Vabadusvõitlejate Liidu juht ja teised peavad siin nurga taga kõnelema. Kuni 2018. aastani oli meie riigis ikkagi vaba sõna seal Grenaderimäel tagatud. Ja mina olin seal 94. aastal kui ainukene kindral. Ma rõhutan, ainukene kindral, kes ongi kindral ja jääbki kindraliks minu jaoks. Kindral Einzel tuli ja vääristas neid mehi. Ülejäänud kaitseväe juhatajad on minu jaoks pehmud poisid ja ega ma nendega metsas tõesti luurele ei julgeks minna. Käsi peab kogu aeg päästikul olema. Sest nad ei ole pidanud vääriliseks austada neid mehi, kes siin langesid. Ja see on see küsimus ja muidugi ei ole nende hauasammaste koht ka siin muuseumi õue peal, vaid need tuleks viia sinna mäe peale tagasi, kus on nende õige koht. Koondada nad kõik ühtseks memoriaaliks, nii nagu lätlased on suutnud teha ja ikkagi raiuda sinna ka nii palju nimesid, kui me teame, sest suur osa nimedest on ju tänaseks ikkagi teada, kes langesid ja me ei ole suutnud neid tänaseks siia vääristada. Selle asemel on meil üleval pronkssõdurid ja muud okupantide kujud, mille kohta Andrus Ansip mulle 2007. aastal Riigikogu saalis esinedes vastas, et see on hauatähis. Meie kultuuriruumis on hauatähiseks on rist ja see tuleb sealt ka kõrvaldada. Pealegi on seal tegemist meie vabadussõja kalmistuga, mitte punaokupantide kalmistuga. Aga aitäh kõigile, kes täna on siia tulnud ja elagu vaba Eesti, vaba Eestile truusurmani. Ma arvan, et need kõik, kes täna siin on selle diviisi mehed. Et võitleme, kui vaja, viimse veretilgani. Aitäh, elagu Eesti!